Teheraan kindlasti naerab, sest režiim saab taas kõik, mida tahab, ilma midagi loovutamata. Washington kiirustab koos Omaani ja režiimiga kokkulepet välja kuulutama ning väina taas avama. Ja režiimi enda riigimeedia andmetel nõuavad nad kokkulepet, mis keelaks täielikult nii Ameerika kui ka Iisraeli laevadel väinast läbi sõita ning karistaks iga rikkujat kuni 20% suuruse trahviga nende kauba väärtusest. Nii et Washington kiirustab välja kuulutama diplomaatilise võiduna kokkulepet, mis jätaks Ameerika laevad kõrvale veeteelt, mille kaudu liigub 1/5 maailma naftatarnetest. Selge. Ja nüüd, isegi kui Ameerika ametnikud räägivad, et teadaanne on vaid päevade kaugusel, leiab režiim ikka veel viise, kuidas tingimusi muuta. Ma mõtlen, et sel nädalavahetusel ütles välisminister Abbas Araghchi ajakirjanikele, et Hormuzi väin tegelikult ei avata, isegi kui Omaani kokkuleppe lõpule viiakse, sest Teheraani sõnul on Ameerika Ühendriigid režiimile endiselt võlgu järeleandmisi, kuna nad olevat rikkunud juunis sõlmitud esialgset relvarahuraamistikku. Nüüd süüdistas Araghchi konkreetselt Washingtoni selles, et nad õõnestavad Islaamivabariigi kontrolli veetee üle, püüdes luua oma alternatiivset laevateed. Õudne. Vees, mis muidugi ei kuulu Iraanile. Teisi sõnu nõuab režiim, et Ameerika Ühendriigid lõpetaksid oma enda laevandushuvide kaitsmise veeteel, mida Iraan isegi täielikult ei kontrolli, ning kujutab Ameerika enesehuvi kui neile antud lubaduse murdmist. Sellepärast ei peeta läbirääkimisi islamistliku režiimi ega IRGC-ga. Neid tuleb sõjaliselt võita.